Kas te oskate öelda, kus me lähme? Hiiumaale. Likeige ja subscribeige Võidi Lämblik tuleb teile teki alla täna. Sadamas. Varsti siis Hiiumaa poole. Kuule, siin on nii tuuline. Ma olen ta tulnud. Wow, nii lahe, kus said selle? Igest. Okei. Koos ühele kilpkonnaga. Mina otsin Igejast või Orava. Väga lahe. Näidake. Siuke maja siin. Et lehvitage. Väga hea. Jõudsime Vilivalda ja võtsime seekord sarapuu kaasa. Siin on õunapuud. Ja, et Kerli, seal on kartulid, sa küsisid, kas kartuleid on. Aga teil on ikkagi nii väike alles. Sa mitu taimes ostid? Ja mitu neist ellu jäid? Kõik 3? Kõik on isegi ellu jäänud. Vahepeal oli ka tunne, et jäid kuiva, aga on suhtnud. On teil saakiga tulnud või ei ole väga tegelikult? Mitu litrit? Aga ma ei ole seda väga nüüd. Aga ikkagi ta on ikkagi väike, et ma oleks kujutanud ette, et sul on olnud mingi 5 aastat see. Aga ema on ka tagasi lõiganud neid. Okei. Et me saame peaks tagasi lõikama. Ma kujutasin ette, et sul on nagu terve see asi siin juba täis kasvanud selle aja peale või? Kui tagasi ei lõikaks, ilmselt siis olekski, jah. Okei, aga siis, miks sa siis tagasi lõikad? Kui sul oksi ei ole, mille peal kasvada, siis sul ei kasva ju midagi. Et ta kasvab uued oksad ju. See on ju selle aasta enamus on ju näed. See on ju selle aasta oksi kõik. Viinapuu, Hasanski, Siatki. Okei. Üks meie puudest on ka see, meil on kõik praktiliselt erinevad. Okei. Need puud on nii aeglaselt kasvanud. Aga naljakas on see, et siin pool on kõik võrgad. Ja sina pole peast võimsamad asjad. Okei. Et need 3 asja on samal ajal pandud. Okei, nii palju. Kuule täitsa korralikult. Võrilasi pole ka eriti juures. See ongi võidusõit nüüd enda lindude ja herilustega. Vaat, siia on ka mingi must õstar vistetud sahele. See on kogu aeg olnud, siin on jäänud. Oota, mis need on? Need on 2-3 aastat vanad. See on teine aasta alles. Eelmine aasta panime. Okei. Aga vaata näed, latvu ei ole. Latv on külma käralt, on 2 haru tekitanud. Okei. Nüüd on Kreeka pähklid. Kuidas selle aasta kasvuga on? Aga suht lühike on ikkagi need. Kreeka pähklid ei ole väga kiire kasv. 1 aasta oli 1,5 meetrit. No see oli see mingi hästi soe suvi ka. Aga siin peal ka need. Seal on peal. Mis sa ütlesid, iga aasta 2 kilo rohkem. Ja kas sa oled nüüd välja mõelnud, mis sa nendega teed või ei ole? Okei. Ja miks selle 1 kuusega juhtus, et kõigil ajal latva lõikamata? Ei, see 1 kilo pärast siia. Vaata, et siin on pähklid küljes. Oh my god. Ma praegu läksin peaaegu peale talle. Vaata. Suur väike või? Oih, sa pilti said? Need olid kollased. Aga lastele peab siis ütlema, et vaadake ette. See ei ole üldsegi tore, et... See on nagu teine kord elus. Tegelikult 3. kord elus, kui ma Vilivalla sussi näen. Päris lahe. Me oleme nüüd Nuudi hobitalus. Ta andis mulle porgandid ja ma annaks nende loomade sees. Jaa, need on faasianid. Aga kas te olete aasta läbi lahti või suvel? Me eelmine aasta olime suvel ja siis ka olime jõulude all vahepeal lahti, nii et ma ei tea, kas nüüd see aasta jõulude all tehakse lahti, aga muidu me olime kuni septembrikuuni, et see tuleb ise võtta. Õunapuu. Väga armas. Ei tule. Oota, taskesid. Ta praegu närib seda eelmist porgandit, vaata, tal on suu täis. Näe! Jaa, nii lahe. Kanad ei söö porgandi. Ja lihtsalt. Vaata, millised jalad. Osa kui paks kana. Siin on tuvid. Papagoipuur. Kuule huvitav, kas need on nagu oleviteod või? Sellised. Kas teie tahate? Kas teie tahate?
Kas te laiendate iga aasta ka või? Proovime. Mingi tuleb papagoide talvehoone. Ots on nüüd uus ehitatud. Kõik on teed uus. Kus nad siis talvel praegu on, need papagoid? Ei, nad lähevadki kohe sinna hoonesse. Okei. Et kevadel tõite siia ja nüüd sügisel saavad oma maja. Ja siin tuleks kilpkonnad ja asjad ja... Kõik täitsa korralikult siis. Ja. Nüüd see täitsa loomaaiaks muutub siis. Noh, nii kuivõrd, jah. Emud. Näed, Ruudi, ma ütlesin sulle kanad, kes on emme suurused. Vaata, ma teen ise siis, näed. Ta võtab natuke ampsu ka. No, ma võtan veel. Miks te võtate minu? Sest see on nagu... Ma viskan talle. Okei. Šoti mägiveised. On nagu lehmad. Ta on metsikud lehmad. Ma arvasin, et see on rohkem nagu selline nii-öelda kodune, aga et see on täiega uhke ju. Vaat see esimene tädi ütles, et need eelmine aasta avasid. Tema on meil laama, Ruudi. Ruudi, näed Ruudi! See on teine Näed Ruudi. 2 Ruudit. Madalam, aga talle võite täitsa niimoodi teha. Käe ümber panna ja ta on hästi Näed, tee pilti näed. Ta on hästi sõber meil. No Ruudi, kas sulle meeldib? Jah. Tore. Kitsed tulevad. Need pole kitsed, need on nüüd alpakad. Laamad. Sina oled ka sõber või? Vaata, saab panna nii. Ja kas ta niimoodi kätte saab? Jaa! Okei. Ma lähen sinna paigalt, sa ei pea ära ju. Aga ma tahan rohkem friendly omadele minna. See on ju väga Nad friendly. on nagu mega friendly. Näed, mis siin on? See on soolakivi vist. Kuidas sinule meeldib Nuudi hobitalu? Okei. Eks ta selline on natuke viisakam, kui ma arvasin. Aga noh, selles suhtes, et ma ei tea, tund aega on võib-olla veits stretchimine, et siin nagu... Vaadata jah. Kaua me oleme olnud? Pool tundi. Ma ei tea, sõltub ilmselt lapsest ka. Tund jälle on tund jänku. No lähme jänkude juurde. Lähme jänkude juurde. Tahad minna? No muidugi, saab minna. Tahan anda Nuudi. Kas see on nüüd see? Ma ei taha üldse, tal on nii palju antud, ma arvan. Kõik tulevad talle andma, sest ta on kõige suurem. Oota, sai minu oma ära. Ma arvan, et täna need loomad on megalt saanud süüa. Aga noh, täna on ju isegi natuke vihmane ilm, et võib-olla ilusamal ilmal on nagu veel hullem. Nädalavahetus jällegi. Kas sina käisid seal? Seda ei olnud siis, kui ma väike olin. See alles tehti eelmine aasta. Head aega! Head aega! Mida sa teed? Tulime ennem, siis oli majaesine park, me tõesti tulime põllule ja me olime kõige äärmised ja nüüd need autod kõik on peale meid tulnud. Väga huvitav. Aitäh! Ongi, kuule, Hiiumaal on ka maasikaid. Aga ma maantee kõrvalt võib-olla ei sööks siin ka. No lähme edasi. Et siin ei ole väga palju maasikaid. Meil ikkagi kodus oli palju rohkem. Miks sa asfalttee peal kõnnid? Näed, nüüd hakkamegi Hääleterbi otsa poole natuke jõudma. Siin hakkab meri mõlemalt poolt paistma. Täna oleme sellist tempot ka teinud. See on see, et ilm on meil oli Ruudi kaasas. Ruudi tempos käima. Teda saab natuke kiiremini käia, kui Ruudi käib. Näete, seal paistab maa. Seal paremat kätt on Hiiumaa. Mis vasakut kätt on? Ikka ei tea. Vaat, Saaremaa pidi olema ju. Näed, kui lühike täna siin kõik on. Mõlemalt poolt tulevad lained. Siin on alati see müsteri, et kuidas mõlemalt poolt lained randa tulevad. Peale pikka kõndimist hakkame ka lõpuks lõppu jõudma.
käidud nüüd tagasi natukene. Vaikus. Oh my god. Meil oli selline vastutuul ja nüüd saime kadakate vahele, nüüd palju väiksemaks kohe. Ja me korjasime hunniku kive, kerjada kott käes, see on kive täis, erinevaid kivistisi. Kadakad. Sõime autosse tagasi. Ikkagi päris korralikult läks täitsa läbi. 18, ma ei tea, kui ma olin üle tunni. Kell sai just 8. Nüüd läheme pildistama mingi tšiki juurde kuhugi teise Hiiumaa otsa. Tšau! Tulime pildistama, leidsime poodi, kohalik kalamees on teinud isikliku sadama. Näed, see on elektriline Kõpu tuletorn. Tahkuna tuletorn ja mingi Tahkuna tuletorn ja radarjaam. Pool pildistamist tehtud, vaatab, sinna saab kivide peale minna, ma olen ka sinna. Mesimummuid. Rudi, mis sa teed? Vaatad? Ma otsin õuni. Otsid õunu, oled sa mõne leidnud ka? Ei, seal on. Mu õunakogu. Hugo mängib kohvikut. Hugol on väga lahe kohvik. Mis kohvi sa teed? No, ma ei tee üldse kohvit. Hugo, aga minul on vaja muda väga palju ja kui Rudiga mängib, siis saab teha mingit. Matsa nähtud. Ja see kõik siin on muda. See on siis sinu õunade collection, jah? Ma olen leidnud neid õuni. Kasvuhoone see aastast. Päris lahe. Me käime Issiga muuseumis äkki. Millised? Militaarmuuseumis, kus on militaarmuuseum? Kus on sõjaasjad. Näed, ma käin kõigepealt Kivi-Jüri juures. Ja siin on Kivi-Jüri, ta oli vanasti Kärdlas, ta kadus sealt ära. Toodi siia. Ühishaua monument. Kahurid. Ja siis kui paar aastat tagasi peale pronksiööd Hiiumaa peal need Vene monumente eemaldati, siis pidi kuhugi tooma. Ja tundub, et see on see koht, kus nad kõik toodi. Et algas Kivi-Jürist ja siin on mingid muud asjad ka, mille olemasolust ma ei teagi, kus nad võetud on täpselt. No kumma otsa sa neist ronid siis, kas vasaku või parema? Kurilka. Näed, see on see. Pooleks saetud. Laevale mahus. Sest kui sa tuled ikkagi, kui sa üritad ikkagi minna nagu 5-meetrise toruga laeva peale, siis äkki keegi näeb. Aga väiksemaga ei jää, näe. Nii. Tere! Tere! Ma kuulsin juba tahtsid rahakotti. Jaa. Meile pole veel keegi rahakotti unustanud. Okei. Piletit unustanud see tükki võtta. Ma tahtsin alguses sealt, aga sealt ei olnud mitte kedagi. Ja see on jah nüüd siukene. Ta ei reageerinud eriti. 2 täiskasvanute piletit. Nii, see on 12 ja münte kohe kindlasti 2 ei ole või? Ma võin leida, ma vaatan, kas mul läheb meil. Mul on selline küsimus, mida me autos arutasime, et mis siin kõige vanem objekt on siin militaarmuuseumis? Kui vana umbes? Siin ei ole väga vanu asju, ütleme esimese maailmasõja sellest, mis 1915-16 ehitati, võtta sama patarei. Sest need vanemad asjad on metsas, eks ole. On selle eilsest ajast midagi veel, mingid kaevikud jäänud. Aga seda hakati alles 1912 eraldati Tsaari impeeriumis raha. Kogu selle tähendab, küsimus oli ju pealinna Peterburi kaitses, nii et meil siin, kui see ütleb 110 aastat vanad asjad, need ongi, vaat need samad, need on vanad. Kas see toru on uuem siis või? Oi,
see on teine maailmasõda, punavenelased. okei, teine maailmasõda, okei, ma mõtlesin, et on vanem. Jaa, aga noh, niisugused on Ukrainas ja Venemaal praegu konserveeritult täiesti olemas, mitte kõik ei ole isegi muuseumideks tehtud, vaid nad võivad tuld anda. Soomes näiteks seokene suurtükitorn, 12 oli see Peterburi järelina Sopohvi tehasest tehtud suurtükiga, oli Läänemere ainus arvutiga, Kanada arvutiga juhitav tsaariaegne suurtükk. Nüüd on ta, tähendab, eri sissepääsuga muuseum, Soome kaitsejõudude staabist tuleb võtta luba ja giid ja siis saab peale minna. Sest see suurtükk tulistab. Ta tulistab iga aasta 6. detsembril välja vett, kivekotides 150 liitrit vett pannakse sisse. Püssirõhu loeng taha ja Soome Vabariigi iseseisvumispäeval lastakse seda auru, värvilist auru välja. Nii 1903. aastal kolisid siis Mustas mundris raadiotehnika ohvitserid siit viimased 2 minema, aga enne õpetasid siis Eesti piirivalvurid selle Nõukogude raadiolampidel töötava radariga töötama ja 5 aastat. Ise, kui me siia sisse, mina olin selles komisjonis, mis üle võttis Vene siis oli see pime ja tumm ja vastati siis kohe, et ei, meil 2 või 2,5 aastat pole me lülitanud sisse, et me isegi ei tea, kas ta praegu on töökohas. Oli see nii või ei olnud, aga igatahes küsisime, et aga oskate tööle panna, muidugi oskame. Ja siis õpetati Eesti piirivalvurid välja ja 5 aastat nad töötasid sellega, kuni minu eespool kiidetud soomlased kinkisid meile oma vana radari, mis juba töötas transistorite peal, pooljuhtide peal. Mis oli palju see oli Eesti ajal, eks 90 midagi. See oli aastal 2000 juba. 2000, okei. Aga mina mõtlesin, et kui venelased siit ära läksid, et mõtlesid kõik kaasa, aga et mingid radarid alles jätsid, et seda ma ei olnud. Vastupidi. Seda pole oli liiga palju, ikka väga palju jäi maha. Seda parseldati ja niimoodi, jah. Mis maha? Meie eestlased on ju arad ju kuremus. Tšetšeenid ostsid ju terve tankidiviisi puhta nurgaga koos ladudega ära, kütusega. Sellest ju Todai valustas. Tal oli tankivägi olemas. Kõik võeti üks hopp selle, härra kindral, lennuväe kindral lastus sisse ja nüüd te väri. Meil nii julget meest ei olnud. Meil olid ainult maginaatorid, käisid ja ostsid ära seal veel lahkuvate käest kõik, mis said. Need müüsid kõik maha, mis müüa said. Neil ei olnud ühestki asjast kahju. Lepiks oli Robert, jah. Püstol. Aga mõtle, kuidas siis vaata inimesi kokku tõmmatis, kui siin olid vanasti need nii-öelda piirivalvurid kohal, aga nüüd on lihtsalt üks post püsti ja sul läheb kõik nagu kesksesse keskusse, kust iganes Ämarisse või kus ta olla võibki. Ja. See on päris hea see Viktoriini küsimus, et teed sellest ülikonnast pildi ja küsid, et millega on tegu. Mis see on? See on koerte treenimise ülikond. Kas see on siin huvitav? Heli on nagu päris elektrikarp või see on lihtsalt nagu mikrofon, mis teeb? Maja on diislit täis. Näete, siin on mustikad. Hiiumaa kitsalööpaline raudtee. Kus see käis? Põhimõtteliselt see oli Tahkuna sõjaväeobjektide vahel liigutamiseks. Ma arvan, et see oli umbes see, et sul on lihtsam teha raudteed kui asfaltit tassida, eks ju. Desinfektsiooniteade. See on see, et... Nagu vaata on see mobiilne seapõlati, siis see on nagu mobiilne see gaasikamp. Täpselt, ma mõtlesin sama. Inserial Production 2010. 2010 hakkati uuesti tootma. 22–85 ja siis 88. Kas see muuseumi asukoht, et vana see koht, kus sõjavägi oli või? Siin oli 30 aastat Balti mereväe väike 30-meheline üksus. Okei, siis ma mõtlen, et vaata need tornid ja need on sellised asjad, mida sa endal niisama suvalisse kohta ei pane, et need on ikka kogu aeg siin olnud, eks ju? Nii nagu ta 63. aastal siia see väeosa kupatati, selle eesmärk oligi jälgida laevaliiklust radaritega ja leiti, et see on hea koht, oli mets oli ka palju, neil oli isegi silmside merega tollal. Ja see on ka, eks ju, lihtsalt ainult pealmine ots, et seal ei ole all midagi. Ei, seal on all küll, see oli nende kartulikelder, kus nad hoidsid oma juurvilja. Paljud Vene väeosad kasvatasid, tähendab, loomi
Hiiumaal üks väeosa listnas ka lehmi, lüpsilehmi. Nad oli suurem väeosa, rohkem toitu jäi alles ja vaba tööjõud tuli ka. Aga see imeväike väeosa nende siis toidulaualt jäi ainult nii palju järgi, et neil oli pisike sealaut, mis on seniaani taga alles, kus me hoiame praegu oma fondikraami. Aga mina mõtlesin, et siin on rohkem külastajaid. Et me käisime eile seal Nuudi hobitalus ja see oli täis. Aga seal on see ka rohkem nagu siuke lastele suunatud, et seal olid lastega pered. Meil oli eile täis, meil oli 191 inimest. Päris korralik. Nendest küll peaaegu poole andsid korporatsioon Raimla poisid ja tüdrukud, 70 inimest tuli organiseeritult Hiiumaale ja tahtsid. Täna on rahulik, tõeline puhkepäev mul. Ja siin siis see monumentide väljak on uus asi. Eile on nädalaks pigem purustatud. Ütleme, need standardobeliskid on ju nii koledad. Ja, see Kivijüri on ainult asi, mis on kogu aeg. Riikliku kaitse all lausa. Ta peame meie kanniõrnad siin. Kaitse all ka. Endel Danilo, kes ise pidi natuke aega Saksa sõjaväeteenistuses veetma, on selle kiiri sisse toksinud välja ka Kristi, mis ei ole üldse, kui saab sina otsa roni ja taskulambiga ka tuurimast näed seda ka, nii et ta pani mõlemad nii 5 nurga kui Kristi peale ja Eesti mees on seoke. No esimese hooga võtsin, et ta lihtsalt, et ta istub lihtsalt seal ja tal on nagu igav olla ja siis talle meeldib nagu inimestega rääkida, et siis ta kasutab seda võimalust ära, kui keegi viitsib kuulata. Aga väga lahe oli, ka jutukas onu oli. Kes iganes ta oli, ema kindlasti teab, kes ta oli. Võib-olla oli isegi kuulus onu, aga ma ei tea, sest ma ei küsinud nime. Tal on munasuus. Ongi, munaga rebane. Munaga rebane. Suur muna. Või pall või? Ma ei tea. Rebase leidsime. Ja kartus ka. Keegi ainult seda alla ka. Ma kartsin, et see, kes vastu tuleb, ajab ta alla lihtsalt plõksti. Kas sa tahad Tahkuna tuletornis üleval ka käia? Ei. Siin on ka kõik nii metsa kasvanud. Lähen ise jalutan seal ringi. Jaa, tšau. Tahkunasse üles. Me vaatame Tahkuna tuletornid üles. Pole siin käinud nagu mingi terve igaviku. Ei mäletagi, mitu aastat tagasi viimati see käidud. Mäletame üldse, et see niimoodi oli. Tahkuna tuletorn. Ma pole mitu aastast siin ära käinud. Saab näha, kuidas on. Vaatame, kerlika näen. Kerlileks kuhugi. Näen ta. Seal. Kerli. Köpu on seal ja seal käisime täna pildistamas. Väga lahe oli. 1, 2, 3. Kuule, filmib, mine. Igatsenud neid või niimoodi. Tšau. Oleme Hiiumaa ilus päev. On ju. Pole midagi. Nuudi, tahad uuesti proovida? Tuled sa sinna, aga või tahad sa siit samast uuesti alustada? No lähme sinna. Aga see käibki niimoodi, sa teed ühe pika filmimise ja siis pärast me vaatame, mis on sellest kohast see hea lõik, mis meil on ja sellest me teemegi sinu video. Okei? Kas sa proovid uuesti? Nii, vaatame, oota. Tere, Ruudi! Tšau. Kas sa oled kaameramees? Joo. Äge! Kas sa tahad rääkida või ei taha rääkida? Ma ei tea, millest me räägime. Täna on hästi ilus ilm, Ruudi. Tead. Päike paistab kuskil. Seal. Aga mida sa teed? Näljakas. Jaa, ma tean. No, ma lähen Lissi juurde ka. Tšau, Ruudi. Kuidas sul läheb? Hästi. Vaata, üks poiss kiigub seal. Ruuga. Päriselt või?
Aga mida sa teed üldse uuesti? Kus sa? Oh my god. Kas sa said haiget? Ei saanud. Okei. See on vanamaja. See on vanamaja. Siin on lõunapuu. Selle enda varutusest üles leiame. Pärast tädi Talp läheb ära ja kui me õhtul onu Urmase nurka surume, siis me saame selle... Roodi, kas sa oled kurb? Ei ole. Okei. Ei, kas sa oled kurb? Ei ole. Vaata veel. Sa oled kurb. Vaata veel. Jaa, mega kurb. Ära löö Sa ei ole ära löö kurb. niimoodi näkku, palun. Mida me nüüd teeme? Teeme naljakat asja siin peal. Jah, ma tulen ka. Tule peal, siis kukume valet pidi. Ma ei saa. Ma ei taha kukkuda. Ja ma tahan... GoPro. Mees, mis sa teed? Ruudi, miks sa laulad seda? Vaata, ma teen kohe krooksu. Ma teen jälle. Ma tulen su juurde. Ma olen su boss. Ei, sa ei ole mu boss, ma olen sinu boss. Ma oskan inglise keelt. Ütle oli paar sõna eesti keeles, ma ütlen inglise keeles, vaatame. Tomato. Tomat. Ei, ja tomato on inglise keeles tomat. Porgand on carrot. Aga okei. Me siis... Ja siis eks siis näeb teinekord. See läks korraks siis tehtud. Teinekord uuesti kunagi. Tšau.